Tere, mina olen Kellu, mul on klaas juba käes ja täna maitseme Marjamaa talu mustikamahla. Kõigepealt näed sa siis kokkuvõtet sellest ja siis juba sükest arutelu, kas tasub osta või mitte osta. Head vaatamist! See mahl on hästi tummine. Siin on mustika viljaliha sees, siin on sellised mustikaseemne tükikesed, seda vist on siit kõrre pealt ka näha. Ja ta on niisuguse natuke tikrise maitsega ehk kultuurmustikaid on siin mahlases rohkem kui tavalisi mustikaid. Need on niisuguse mõnusa maitsega, et seda saab hästi juua. Ja mustikatel on terve hulk igasuguseid olulisi terviseomadusi, näiteks kõhulahtisuse puhul nad aitavad kõhtu uuesti kinni saada silmnägemisele ja nii edasi. Ma panen siia ühe artikli, kus sa võid lugeda, mis mustikad kõik head teevad. Nii et ja päris kõrge hinde tulemused sai ka 8,2 punkti. Nii et Marjamaa talu võib olla uhke, väga hea lihtne ilma lisaaineteta mahl ja paras korralik kogus on ka. Hind on sutsu kallis, jah. Aga muidu näiteks talvisel ajal, kui niigi kas vitamiine ja päikest on vähe, siis oleks päris mõnus seda juua aeg-ajalt. Mustikamahl on teadupärast selline hästi hea mahl. Nimelt siis, kui sul on kõht lahti, siis mustikad aitavad selle uuesti kinni tagasi saada või normaalsesse konditsiooni. Ja mustikad on muidu ka igatpidi head silmadele ja paljudele muudele asjadele ka, nii et maitseme, vaatame, kuidas on. See mahl siin koosneb 70% kultuurmustikatest ja 30% siis meie metsamustikatest ja ma alguses olin vähe skeptiline, et mul ei maitse kultuurmustikad eriti. Nad on sellised nagu suured ja nagu maitsed nagu tikrid. Et kui ma tikreid tahaks, ma sööks tikreid, aga see selleks. Aga siis ma lugesin, et tegelikult kultuurmustikas on samamoodi kasulik, nii et minna see tea. Aga tegelikult vist pidi enne loksutama ka. Vaatame. Ja suur pudel on vähemalt. No nii, vaatame, kas nüüd lendab välja ka või? Ei lenda. Oi, kui ilus mahl. Jeesus, nüüd see siin hakkab tilkuma, ei hakka. Natuke tilgub. Aitame siit kohe välja. Pärast on kõik kohad muidu seda mustika vedelikku täis. No nii. Niimoodi. Kohe proovime. Muuseas tunnustatud Eesti maitse. Selle märk on seal. Head isu. Kui hea. Ma ei julge igaks juhuks rohkem võtta, sest ma ei tea, kas ta teeb mu hambad ka siniseks või ei tee. No, esimese hooga päris nagu ei teinud. Et ta maitseb hästi, ta maitseb mustikaselt, ta maitseb natuke kisselliselt, ta on veidikene sukene tummine. Ja siin sees on viljaliha. Ehk siis, kui sa tahaksid nagu päris sükest vedelat mahla, siis seda sa siit ei saa, et see on pigem selline pressitud mustikamahl koos viljalihaga, väga hea. Aga ta on hapu. Ta on üsna sarnane päris mustikal. Ma võiksin uskuda küll, et need on mustikad siin sees. Ja ma ei teagi, kumb nagu rohkem üle lööb. Vist nagu kultuuri ma tunnen seal rohkem, sest päris mustikas mõnikord võib olla veits kibe. Nii. Ja nüüd siis vaatame, millest siin ei ole midagi, aga siin Prismas oli ma tahtsin näidata, mis palju siin on toidude väärtust, aga 57 kilokalorit ja mis sa siit saad ongi süsivesikud suhkrud ehk siis need marjasuhkrud. Ja et ta peab olema jahedas ja ei tohi mitte üle 2 nädala hoida, on ju. Ja kui sa tahad mahedamat mahla, siis tuleb lahjendada veega. Need hästi lihtne sükene mahlake. Ja siin üks tore artikkel ka. Peale selle, et mustikad vananemist pidurdavad, on niimoodi, et aitavad kaasa soolestiku tööle. Ja nendes on kiudaineid, siis need kiudaineid nii-öelda funktsioneerivad harjana, ehk siis pühivad selle soolestiku puhtaks.
ja vähendavad põletike ja hemoroidide teget. Nii et päris hea. Et kui sul on kõht lahti, siis alati mustikad aitavad väga hästi. Aga paneme mustikatele siis hindega, vaatame, mis nad saavad. Esimene kategooria on tervislikkus, nii-öelda mahlade mõistes ja kuna siin sees ei ole mingit maitse, lisa ja säilitus ja lõhnaineid ja kuna mustikad on nii hea nagu tervislik asi ise ka ja ma lugesin just, et midagi mustikatega eriti ei juhtu, kui neid kuumutada veidikene pudelisse panna, siis paneme, no ta on nii ehe ja mõnus. Kas ma võin 10 punkti ära panna? Paneme 10 punkti ära. Et ei, paneme 9, seepärast, et kõige paremini pidid mustikad nagu mõjuma siis, kui need on külmutatud, et siis nagu jäävad kõik asjad alles. Okei, siis paneme üleüldise tervislikkuse, paneme ka 9, sest nad on head, on ju. Mitte head, aga et kuna need organismile teevad head päris mitmel moel, silmadele mõjuvad hästi, nii edasi. Ma vist mainisin ka seda juba. Siis 9. Nii, hind. Vaatame, palju maksid. Niimoodi, 6,89, 750 milli. No, see on päris palju ju. No, siin on 500 grammi, 1,95 ja nii edasi. Kuule, ma arvan natukene, et see mahlakene on läinud nagu hoogu. Näiteks siin on üks Viinamarja vaarikamahl, see on 800 milli, on 3 eurot on ju. Ja siis no loodusvägil on ka suht sama kallis see. Okei, no teeme siis niimoodi, et me paneme sellele hinnale veits madalama hinde, paneme sellele 5. Maitse on väga mustikane, väga mõnus, nagu õige tundub olema. Sellest paneme 9 punkti ja väärtus me paneme ka 9 punkti. Sest ta on ikkagi päris ehtne mahl, seda on nagu suhteliselt palju siin sees, hind on küll kallis, aga ta on siukene tummine, siuke hea viljalihamahal ja ta aitab tervisele kaasa ka kõvasti. Aga nüüd vaatame, mis me saime hindeks. 8,2 päris hea tulemus sellisele toredale mahlale. Aga varsti jälle uued toredad ideed, põnevad maitsed, nii et näeme peagi. Tšau!